Tere, Elis. Täna on lihtne. Naised versus mehed liikluses. Sõidame punktist A punkti B, aga teeme seda ilma GPS-ita. Valisin välja ühe naise, valisin välja ühe mehe, paneme nad proovile. Esmalt, aga vaatame üle, mis autodega nad seda tegema hakkavad. Väga hea. Autod nähtud, Kia ja Golf. Valikud on ka tegelikult teie ees tehtud. Naine saab siis Golfi, mees saab Kia. Sobib see teile? Väga hästi. Lähme vaatame üle, kuhu nad minema peavad. Me alustame siit Kopli taganurgast Põhjala tehase juurest ning eesmärk on sõita läbi meie suure Tallinna ning jõuda ei kuhugi mujale kui Kumu kunstimuuseumisse. Võistlejad seda veel aga ei tea. Nii, me oleme jõudnud sinu auto juurde. Ilus Golf Mark 7,5. Valge. See ei ole 7, see on 7,5. Kindlasti sa jõuad sellega punkti kohale. Näed, võtmed on sul siin. Küsimus on nüüd, kuhu sa minema pead. Sinule on sihtkohaks siis Kumu kunstimuuseum. Oskad sa minna sinna? Ma annan sulle ühe õlekõrre ka. Ma annan sulle kohe ära selle. Kui sa lauluväljakuni jõuad, siis juba peaks olema lihtsam. Jaa, aga see on enne lauluväljakut. Võib-olla, oleneb kummalt poolt sa läheb. Ühesõnaga, sul on aega mõelda nüüd Kumu kunstimuuseumi juurde. Kas me sõbrale võin helistada või? Võid. Sõbrale võib helistada või? Võid helistada. Nii, aga väga hea. Sa pane ennast valmis nii palju, kus sul vaja. Noh, enamasti peab siin valmis panema. Siin üks. Olgu, aga lähme mehe juurde. No nii, mees. Vana juba. See ei aita sind selles suhtes. Ühesõnaga, mees saab siis Kia ja tema asukohaks, kus ta minema peab, on Weisenbergi 34. Vaatame, kas ta ise ka teab seda. Tule. Nii, Kia on siis sinu oma. Kia on siis sinu oma. Ja asukoht, kuhu sina siis minema pead, on siis A Weisenbergi 34. Ma täpselt tean, mis see A seal tähendab, aga Weisenbergi 34. Ja sinu õllekõrreks on siis see, et kui sa lõpuks enam tõesti ei suuda seda leida mingi limekombel, siis saad helistada mulle ja ma ütlen, mis koht see on. Ja siis sa tead, kuhu minna. Aga vana taksojuht, ta kindlasti teab, kuhu minna. Seega paneme... Ma juba mõtlen, kus ma kohvi võtan. Seega paneme mõlemad juhid valmis, lõpetame autode seadistamise, paneme stardipaugu käima. Rahulikult. Väga hea. Autod valmis, sõitid valmis, tõetund on käes. Seega tähelepanu, valmis olla, käime! Korralik on siin ikka toimetab. Nonii. Kõigepealt tuleb panna auto sooja ära, siis hakkad olla hästi timmima. Siis on mootor hea soe. Näe, siis probleem on, et pakkumine ei ole mingit probleemi. Kuid jäämisaugud. Ja ma ei näe kottigi. Taktika vaata, ta ootab. Ops. Suunatulen on nõrkadele. Davai. Lapsevankreid alla ja. Aga ma praegu siin Kopli taga otsas ja kui ta läheb mööda sõlet, siis ma olen võidumees. Siit saab minna siit taga. Fucking inimesed. Lähme. Ilus. Ja nagu palutud, naine võttiski Sõle tänava peale suuna. Kas mees ta sama teeb vaevalt, aga vaatame, kuidas seda siis läheb. Tagant mööda seda suur patareid. Ma pean kuskil tegelikult väikse stopi tegema.
sest et ma ei tea täpselt, kus on Veisenbergi 34. Ma tean Kadriorg umbes, aga mis seal täpselt on, seda ma ei tea. Meil on hea tempo. Kõigi naiste maine. Siit ma olen. Mul on oma taktika. GPS-i kasutada ei tohi, aga noh. Kasutan vana kooli. Nonii, Kiia. Teeme hea stardi. Ei, mida venime? Tegelikult ma suht tahaks uskuda, et ma esindan mingit Harju keskmist naisautojuhti. No nii, väga põnev. Me oleme jõudnud Kristiine ristmikule. Kiiat ma ei ole siiamaani näinud. Algusest tuli meie järgi. Kuhu ta edasi läks, seda ma ei tea. Naine on meie ees golfiga. Siiamaani oleks ma ise koosanud ilma tulla. Nüüd on põnev see, kuhu ta siit edasi läheb. Kas ta keerab vasakule Kristiine poole, linna poole või ta läheb siit otse üle ja püüab sealt kaudu minna. Ma ei tea enam, kuhu ma lähen. Alguud. Mul oli 100% õigus. Mul oli 100% õigus. Veisenbergi on täpselt Kadrioru utka, kuidas see? Okei, vahepoole. See on Kadriorg ja see on põhimõtteliselt see tänav, mis sõidab sinna Lossi juurde. Asi, mida ma pole väga ammu pidanud tegema. Koha pealt minek kallakul manual kastiga autoga. No nii, käik sisse. Ai, no veteran, lihtsalt auto isegi ei vajunud sentimeetriki taha poole kohe liikuma. Ja kohe oleme juba Ahtris omadega Nautika juures. Mis meil on siit minna? Mingi 3 minutit lagi. 3 mintsa lagi, ma arvan. Kurat, me tühtigi suunal olnud, ma saan täiega lihtsalt. Aga ma sõidan Bemmiga, nii et see on täiesti okei, kui ma suunda ei näita. Kurat, nüüd läheb asi halvaks, ma ei tea, kuidas ma saan. Hästi, super. Nii, mingit silta oleks vaja. 2 silta. Ja siin ma tegin oma elu kõige hullema avarii 4 autoga. Not my proudest moment. Moe pärast tegin paar kiiremat sükest sammu ka näidata ikkagi inimestele, et ma pingutan. Kuigi noh, tegelikult olema ausalt, ma ei pinguta. See on nagu igatepidi võit. See on võit meestele igatepidi, vahet pole. Ma jõuan esimesena kohale. Mehed on paremad. Ma jõuan teisena kohale. Ma andsin lihtsalt naistele võimaluse. Ma näitan heas valguses, et me oleme ka ikkagi hoolivad inimesed. Naine võib-olla isegi võib võita, sest endiselt ma ei tea, kus Kiia on. Näpestame natuke foori ka. Ops! Väga pingeline. See on Kumu. 34 ongi Kumu vist. Inva parkimine või? No invaliid ma ei ole, kui siis ainult ajuinvaliid. Volkswagenit ühte näen. Aga see on külgboksi pargitud, see on sus. See on esimene või? Ei tea, aga me lähme vaatame sinna parklasse. Lähme kiirelt sinna parklasse. Väga põnev. Kas mees jõudis enne või mitte? Praegu võib-olla isegi naine võitis. Ei tea. Tõesti. Ei ole. Mehed! Me võitsime, mehed! Meie võit! Kohvi! Kõik asjad! Paus, kõik asjad, ma räägin, vanad taksojuhti ei peta ära, mitte kuidagi. Vaadake seda pränki nüüd.
Kuule, jaa, siuke värk, et saaks seda õlekõrt kasutada või? Ma tean, et sa tahad õlekõrt kasutada, aga tõenäoliselt sa oled kohal, ma arvan. Tegelikult jaa, ma tahtsin lihtsalt öelda, et kas ma lihtsalt ei näe teid või te ei ole kohal. Me tegelikult just jõudsime ja me oleme Kumu üle tee parklas. Kumu üle tee parklas? No ma olen siin, sa keerad nagu Kumu ette ära ja sõidad selle väikse tänava pealt edasi ja pisika parkla siin. Me tulime siia üle tee suurde parklasse, seega tule siia lihtsalt. Siin üle tee on see, kus see tunnel ka alla läheb. Tunnel alla läheb. Väga huvitav. Vahepeal mõtlesin, et okei, kui ma kohvi võtan, siis võib-olla isegi söövad enne kohale. Siis ma mõtlesin, et ma ikkagi võtan, sest ma tahan seda kohvi nii väga. Naised versus mehed. Ilma GTS-ita sõitmine. Päris võidukas. Ma ei tea, kellele kummale poole, sest tegelikult meie jõudisime naistega, kui naine kohale jõudis, siis mees helistas, et ta on kohal. Aga välja, et ta võib-olla oli juba varem kohal. Seega ma ei tea, see selgub nüüd täpsemalt pärast siis kaamerate pealt üle vaadates, aega võttes. Said kaamerat üle vaadatud, aega sai võetud ning aegade vaheks tuli umbes täpselt 30 sekundit. Ehk siis võistlus oli väga pingeline, aga võitjaid saab olla kahjuks ainult üks. Ja seekord võitsid mehed. Just nii, palju õnne meestele ja naistele, edu järgmisel korral. Ehk siis tegelikult teine asi, mis veel tuli, oli see, et kui naisele öelda Kumu, siis läheksime siia üles aadressi peale, aga mees läks tegelikult siis Weisenbergi 34 alumist aadressi. Kadriorbergi, jah. Seega täname, et te vaatasite järgmise osani, kus on juba uued naised, uued mehed ja uued võistlused. Ja kutid ikkagi, kui võidab, siis ma otsus rääkisin teile. See on meie võit. Davai, tšau, ka.